meie kõikide lemmik India linna Bombaysse. Bombays, kus elab ka doktor Bombay, kõige kuulsam India resident läbi aegade, kes on väisanud korduvalt ka Eestit. Tervitused sinna. Ja India Mumbais siis tegutseb üks rühm inimesi, teatavasti India on üks suur jooganduse ja joogidema ja üks kõva joogimaa nii-öelda. On kõva joogimaa. Ja seal siis tegutseb üks grupp inimesi, kes tegeleb siis naeru joogaga, ehk siis tulevad kokku ja naeravad ja ravivad sellega ennast. Ning juhtus siis selline asi, et India Mumbai kohus keelas naerujoogaga tegeleval rühmitusel selle naermise ära, kuna nad naeravad liiga kõvasti. Niimoodi, see peab olema natuke selline kistud naer. Proovige palun kõik kaasa. Istuge, pange joogamatt maha, võtke sisse rahulik asend, lähteasend, siis vastavalt oma pühendusele, nii. Ja nüüd kõik koos proovime. Ja. Hakkas ju parem. Hakkas küll. Ja kohalikud elanikud kaevasid siis naerujooga harrastajad kohtusse, kuna no täpselt nii see käib, kuna nad teevad oma jooga harjutusi siis vara hommikul. Ja esimeste päiksekiirtega. Ja selline asi juhtus ja joogaklubi on hommukuti Mumbai eeslinna Shetal Dalao tiigi ääres käinud juba 3 aastat ja naeravad ja ka laulavad. Aga häälega naermise sessioon kuigi kestab ainult mingi 2 minutit ja ei ole selles mõttes ju palju. Ei tohiks kedagi nüüd nii palju häirida, aga kuna India on teadupärast selline ikkagi kohati väga ülerahvastatud koht ja eriti siis Shetal Dalao ja seal on kõik need tiigiääred on väiksed sellised telgikesi ja kuudikesi täis, kus siis elavad tigedad ja kurjad inimesed, kes ei kannata siis naermist või seda, kui teised inimesed on õnnelikud. Ja küsiti siis nende naerujoogameeste käest, et kuidas te siis suhtute sellesse, et teid kohtusse kaevati. Nad ütlesid, et kohtusse andmine ei tekita neist naerutuju, kuigi nad oleks võinud selle üle ka naerda. Kohtusse. Me naerame selle peale. ja kohtu käsul jälgib nüüd naerujoogaklubi tegevust politsei. Ja käivad seal vaatamas, kuidas siis inimesed hommikul ikka kärkavad ja hakkavad kohe tiigi ääres naerma. Aga miks see naer siis hea on? Naerdes vaim rahuneb, naermine lõdvestab lihaseid ning selle läbi tekib ka lõdvestus. Ahaa, tekib totaalne lõdvestus, sulgurlihas lõtvub, kõik naeravad nii, et tilk püksis, kuna seal eriti püks ei ole, siis kõik kohad olid virtsa täis. Sellepärast, kuna nad olid tiigi kaldal, eks ju, siis tiiki ümberkaudsed elanikud kasutasid pesu pesemiseks, sealt võeti toiduvett, eks ju, seal viidi läbi siis pühasid usutalitusi ja loomulikult, kui sealt mingid irvitajad sirtsutavad selle tiigi hommikust peale täis, kes see seal siis pesu pesta tahab? No ongi, no. Aru saada, miks pahandatakse. No, samas on nagu tore iga hommiku ärkad üles, vaata inimesed on lõbusad, naeravad ümberringi. Ma arvan, et nüüd nad on muutunud väga kurvaks ja tegemist naerujooga klubi on muutunud siuke nutujooga. See on palju hullem ju. No, tuled kokku ja ikka on... See on halb. Minu arust ka see hommikul, kuna neid on väga palju, siis tekib väga palju niiskust ja see on antisanitaarne. No tegelikult naeruga ka ikkagi, kui sa naerad niimoodi, et sul on pisarad voolavad ja tilk püksis, et siis on ka niiskust palju. Jah, aga see on selline positiivne niiskus, nagu soe niiskus. Et sellest ei tule sääski ja ei teki malaaria puhangut, aga kurvast erinev pisar tuleb nagu välja nutmise ja naermise. Loomulikult, see on erinev keemilise koostisega. Seda ma ei teadnud. Ja see mõjub, naerev, positiivne pisar ju puhastab vett. See on ju teada tuntud tõde niimoodi, sellepärast saabki Indias nendes suurtes jõgedes, kuhu visatakse kõik, mis sinna kukub, eks ju, sellepärast need ongi nii puhtad, et sealt naerujooga mehed käivad sealt üle, puhastusjaamades ei ole seal suured torud, settetiigid ja ülevoolud ja mis seal iganes on, vaid seal on grupikesed naervate hindudega, kes siis naeravad need veevoolud puhtaks. Aga äkki on ikkagi asi selles, et vaata, inimestel on ikka erinev naer, et äkki neil on niisugune väga rõve naer, vaata mõne inimese naer,
nii ei tahaks hommikul ärgata. Aga me ei tea täpselt, kuidas nad naeravad. No aga proovi. Aga sa oled näinud neid inimesi, kes naeravad nii nagu siuke tunne, et nad hakkaksid nutma? Ma olen näinud selliseid inimesi, kes naeravad niimoodi, et nendele esimese asjana tuleb midagi halba või kurba öelda, niimoodi, et nad hakkaksid nutma, et nad jumala eest naerma ei hakkaks. Ma mõtlen just, et selliseid inimesi, kes mina olen näinud ühes kohvikus, kõrval lauas oli üks seltskond ja üks mees lihtsalt kogu aeg oli niisugune ja mõtlesin, et mis nüüd toimub, kas tõesti niivõrd masendav elu on tal. Nii emotsionaalne inimene. Et ta tegelikult naerab nii, et jääb mulje, et ta nagu nutab. Vaata, kui sellised inimesed on sellega tõesti ja pisar jookseb ju samamoodi, ega sa sellest ei saa aru ju, kas see on kurb pisar või rõõmus pisar. No ongi. Et äkki ma arvan ikkagi, et tegemist on see, et nad on selline rõveda naeruga inimesed. Vaata, rõveda naeruga see võib ollagi. Naerma, teeme siin väikse koolitus inimestel, kuidas peab naerma. Kõigepealt pange, kui te istute parasjagu, tõstke parem jalg siis vasaku põlve peale niimoodi, pahkluuga. Pange, proovige niimoodi ja siis tõstke käed enda kõrvale, küünarnukid ribide juurde ja siis pöidlad kokku, eks ju, selline okei märki näidake. Sulgege silmad, tõstke suunurgad üles ja siis naerge täied diafragmaga. Lahtise suuga, palun, jah? Oota, ma proovin. Kodudes kõik ka. Jõulisemalt. Väga hea. Proovi häälida täpselt välja kõik. Mul ei ole seda rütmi tunnetus. No, võtta, aga äkilisemalt. Tsah, niimoodi. Väga hea. Aga ära ole nii kuri, vaid ole nagu rõõmus. Väga hea. Naerge inimesed, naerge. You ain't